Kaasik, palgasurve mõjutab ettevõtjaid ja töötus hakkab kasvama. Analüütik, tööstussektori madalseis hakkab töötajateni jõudma. Estlink 2 hooldus võib tõsta elektri hinda. Kliimaministeerium lihtsustab meretuuleparkidele lubade väljastamist. Riik laenab 10-aastaste võlakirjadega veel 500 miljonit. Ökonomist, alusinflatsioon on endiselt liiga kõrge. Saudi Araabia vähendab naftatootmist miljoni barreli võrra päevas. Ministeerium plaanib veokite teekasutustasu tõsta. 6 kuu Euribor langes 3,7%. Samas inflatsioon mõjutab inimesi rohkem kui intresside tõus. Riigiteenistujate palk kasvas mullu üle 12%. Hinnatõus on endiselt kiire, müügimahud kauplustes vähenevad. Coop Pank tõstis aastase hoiuse intressimäära 5%. Eesti Gaas langetab juulist gaasi hinda 46 sendile. Maljari sõnul teevad Ukraina väed idarindel edusamme. Euroopa Liit pikendas Ukraina vilja impordikeeldu septembri keskpaigani. USA võimud esitasid maailma suurimale krüptobörsile 13 süüdistust. Vene-Balti mere laevastik alustas esmaspäeval 40 laevaga õppust. Senegalis puhkesid opositsiooniliidri süüdimõistva otsuse tõttu rahutused. Wagner pidas kinni Vene brigaadiülema, keda kaamera ees alandati. Varssavis tuli 500 000 poolakat valitsuse vastu meelt avaldama.